teiste hindamise ja hinnangute andmise subjektiivsus. Kuigi jah, see ongi kata ja liigu ja suhete ehitamine. Aga kui on tegemist võõraste inimestega, siis sõltub kõik liiga palju hinnangu andja maailma nägemise pildist. Mina ütlekski selle kohta seda, et minu arvates see, kui meil on tegemist võõraste inimestega, siis see on kõige parem hetkus olla. Miks? Sest et me tegelikult keegi ei tea ja mis tähendab seda, et kõik ootavad, et me hakkaksime milleski kokku leppima. Paneme mingid ootused paika, paneme mingid reeglid paika, kus kohas need reeglid paika saavad, tuleb teha ettepanekuid. Mis te arvate, kui me lepime kokku sukse asja, millest võiks meil kõigil kasu olla? Jaotame mingid ülesanded ära, hakkame seda kõike tegema. Nüüd, kui meil ei ole millegi põhjal hinnata, siis selle suur tõenäosus ongi see, et me pole kokku leppinud, mille järgi midagi hindame. Ehk siis meil pole mingisugust standardit, kuidas me meeskonna tööd teeme. Ja kõige minu arust lihtsam näide on see, et kui keegi küsiks mu käest, et kuule, tule ütle mulle, kuidas meil koosoleku läbiviimine käib. Et tule anna meile tagasidet. Siis ma küsiksin esimese asjana, et ma võin tulla ja öelda teile, kuidas mina koosolekut läbi viiksime, aga rääkige mulle kõigepealt sellest, et mis on teie eeldused, mis on teie viis, teie nägemus, mismoodi te seda koosolekut läbi tahate viia. Mis on selle koosoleku eesmärk, milline on see meetod, mida kasutate, milline võiks olla lõpptulemus ja nii edasi ja nii edasi. Ja nüüd, kui ta on kokku pandud, siis on võimalik hakata andma hinnangut. Ehk siis, kui me oleme kokku leppinud, et näed, meie laskeoskus peab olema sellisel tasemel, et 10 meetri pealt me tabame, ma ei tea, 1 eurost münti, siis see meie kokku lepitud standard. Nüüd me tõestame seda, et me suudame seda teha ja siis me saame aru ka, et kui palju on vaja vaeva näha ja treeningut teha, et seda taset hoida, et sinna tasemeni jõuda ja me saame hakata vaikselt siis seda asja ehitama. Nüüd meil on olemas mingi hindamiskriteerium. Nüüd see ei pea olema alati kõige parem. Sest et subjektiivsus tekibki siis, kui veel pole kokku lepitud mitte milleski. Sest et mina arvan, et meil läks hästi. Okei, aga mille järgi seda arvad? Et lepime siis kokku, mis on see ühine standard, see ühine viis ja siis hakkamegi selle järgi hinnanguid andma. Ja me ei anna hinnanguid siis mitte inimestele, vaid sellele oskusele või sellele tulemusele ja lõppkokkuvõttes annan mina hinnangut ise endale eelkõige, kuidas mina saan teha midagi või kuidas mina olen jätta midagi tegemata, et see olukord on juhtunud ja nüüd ma saan hakata seda palli veeretama ja seda standardit siis hoidma või tõstma. Ja kui tavaliselt me lepime milleski kokku, siis on üsna suur tõenäosus, et see esimene kokkulepe ei pruugi olla kõige parem kokkulepe. See on nagu plaan. Ja nüüd mis juhtub, kui meil on plaan? Mulle meeldib see kriisinäide, mida Elmar Vaher tihti on toonud, on see, et kui kriisis on meil plaan, ehk siis kriisiplaan, siis mis juhtub, on see, et see plaan läheb pekki. Kui meil pole kriisis plaani, siis läheb kõik pekki. Ehk siis olenemata sellest, mis olukord on, me tahame, et see, mis meil pekki läheb, oleks võimalikult riskidega kooskõlas ja kui meil on mingi plaan, siis vähemalt see läheb halvasti, see aeg läheb midagi valesti, siis me saame sellest jällegi lähtuda, et järgmine kord teha paremat plaani. Ehk siis kokkuvõttes on selline järjepidev jällegi arengu koht, kus me saame seda ühist maailma pilti kujundada ja ega muud moodi saagi, kui see debrief on üks väga hea tööriist selle jaoks, kuidas seda ühist maailmapilti nii-öelda kujundada, aga jällegi see käib läbi vestluste ja läbi kokkulepete, läbi eelduste ja ootuste tagasisidestamise, mitte objektiivsete või subjektiivsete hinnangute andmisena, sest et subjektiivne hinnang on see ainult sellisel juhul, kui me pole millest kokku leppinud. Ja tegelikult võib öelda ka, et kuule, et minu subjektiivne hinnang on sihuke, siis kasutage, et see on teie subjektiivne hinnang. Kas see on päriselt õige või vale, see on teine küsimus. Ehk siis saab jällegi anda seda tagasisidet ja pall veerema panna kokkuvõttes. Aga minule meeldib see, kui meil on uus meeskond. Sest et iga kord, kui me näeme, et tullakse meie treeningutele ja meie ise anname neile sellest, mismoodi juhtimine käib. Me ise anname neile ette selle viisi, kuidas mõelda võiks. Me anname ise neile tööriistad, mida kasutada saaks. Siis meil olemas mingisugune mõõdupuu, mismoodi juhtimist hinnata. Neil lahengureeglid. Kataliigu lihtsus prioriseerivi täidehajut juhtimine. See annab meile võimaluse tagasisidesta, kas me katsime liikusime. Mida see tähendab üldse, katmine liikumine? Kas oli piisavalt lihtne? Mida tähendab, et oli piisavalt lihtne? Mis tähendab prioriseerimine? Mida me selle juures hindame? Et rahulikuks peab jääma. Okei, davai. Kas ma astun sammu tagasi? Kui ma tahan, et inimesed ajuta juhtimist, kas ma selgitasin miksi? Ja kui ma miksi selgitan, siis ma ei kasutanud kõik need tööriistad, mis olemas on. Ehk kokkuvõttes see hakkab pihta sellest kokkulepetest ja kui tuleb 6 punti inimesi, me anname alguses neile mingisugused ühised tööriistad, ühise joondumise viisi, siis tegelikult väga kiiresti me näeme seda, et meeskond hakkab arenema ja ühte sammu käima päris kiiresti. 1 päevaga on võimalik täiesti võõrad inimesed panna väga lihtsasti tööle ühe eesmärgi nimel, ühe ülesande lahendamise jaoks.
ja ma usun, et seda on võimalik teha igal pool. Ja üks põhiline koht ongi, kus need asjad nii-öelda raksu lähevad, ongi see, et me ei alusta alguses selle kokkuleppega. Ja see sõltub, palju meil aega on. Kui meil on vähe aega, siis me väga palju kokkulepet teha ei jõua. Ja minu see FTX-i algus alati ongi selline, et kuna mul on siin selle FTX on meil siis selline praktiline treening on ju, kus tuleb võõrad inimesed kokku, ja siis ma ütlengi neile, et esimene operatsioon, mis me teeme, on see, et mina olen teil nii-öelda juhtivas rollis. Ja nüüd, kui me peaksimegi poole tunni pärast minema lahinguväljale ja sõtta päriselt, siis mis on need oskused ja joondused ja need põhimõtted, milles ma tahaksin, et me oleksime ühel nõul. Ja siis ma loengi neile ette, ainuke viis, kuidas siin võita, on me peame kattama ja liikuma. Meil on vaja hoida 11 elus, selle jaoks ainuke viis lahinguväljal on, et me kataksime ja liiguksime. Ehk siis see on meie esimene fundamentaalne kokkulepe, millest me peame kiidida. Meil on vaja professionaalseid täitsuhteid, et ei tekiks silod, et igaüks ei tekitaks oma eesmärgi suunas liikuks, vaid meil on ühine eesmärk. Teise asjana me peame hoidma asju lihtsana, sest et me ei tea üksteist ja kokkuvõttes, kui me läheme lahinguväljale, kogu olukord on väga keeruline. Mis tähendab seda ainukene viis, kuidas meil midagi üldse võimalik seal teha on, me peame hoidma asju võimalikult lihtsana. Ja selle jaoks, et asja hoida võimalikult lihtsana, on meil vaja rakendada tagasi lugemist, et iga kord, kui keegi midagi ütleb, siis me loeme üksteisel tagasi ja proovime hoida seda distsipliini, et me ei lähe üksteisest laile enne, kui me ei saa aru, kuhu me läheme. Kolmandaks, prioriseeri videide. Asju hakkab juhtuma nii palju, kõik asju korraga teha ei saa. Selle jaoks, et näha võimalikult hästi ja objektiivselt, mis toimub, on meil vaja olla rahulikud. Kuidas rahulikkust saavutada, kuidas perspektiivi saavutada, astuge samm tagasi. Kui te olete sammu tagasi astunud, siis 100% juhtub see olukord, kus midagi läheb meil olesti, ükskõik kui lihtsasti asju me tegime, ükskõik kui hästi me üksteist ei kata, ükskõik kui hästi me ka ei prioriseeri, fakt on see, et meil on vaja, et kõik inimesed, kes siin välja lähevad, mõtleksid. Selle jaoks te peate kõik aru saama, miks me midagi teeme. Mis on meie ülesanne, mis on meie parameetrid ja jällegi see on see viis, kuidas ma saan võimalikult lühikese ajaga anda mingisugused raamid, mingisugused põhimõtted, mille alusel me koostööd tegema hakkame. Ja siis, mis on selle juures olulisem, on see, et see, mis ma praegu tegin, on lihtsalt teooria ja räägin ära selle. Ja siis järgmised 10 minutit me lämme ja liigume läbi ja näitame, mis see maastikul siis tähendab see kataliigu. Mida tähendab maastikul samm tagasi astumine? Mida tähendab maastikul lihtsustamine? Mida tähendab maastikul otsustamine? Ehk siis me liigume läbi hästi kiiresti need ütleme siis murekohad või kõige tõenäoliselt asjad, mis valesti lähevad ja me mängime need läbi ja ütleme niimoodi, et peale seda, kui me esimest korda selle läbi oleme teinud läbi ka harjutuse või harjutamise, siis me läheme tegema neid operatsioone ja tegelikult inimesed saavad väga hästi hakkama. Ja nad hakkavad töötama meeskonnaga. Miks? Sest meil on ühine kokkulepe, ühised põhimõtted. Ja kuna me oleme nii võõrad, siis meil ei ole usalduse probleemi alguses. Ehk siis alguses by default me ikkagi usaldame rohkem üksteist, sest me ei tea üksteise kohta midagi ja nüüd vastavalt sellele hakkab siis meie usaldus kas tõusma või langema ja nüüd selle käigus me saamegi hakata seda mängu tegema ja nüüd see põhiline tööriist, mis aitabki meil on siis see debrief peale igat operatsiooni, mõtleme, mis läks õigesti, mis läks valesti, mida muuta ja siis niimoodi me arenemegi päeva jooksul, kuude jooksul ja lõpuks saame teada, milles me oleme head, milles me ei ole nii head ja lõpuks saamegi teha muutusi ja hakkame tagasisidet saama selle kohta, mis on meie tulemused. Nii et siuksed soovitused. Kui see, mida sa vaatasid või kuulasid, oli kasulik sulle, siis kindlasti hakkame jälgijaks, subscribe'i ja panege endale meeltuletus, sest et iga teisipäev kell 12.00 on meil siin lühike õpiamps tulemas, mida sa saad vaadata ja igal laupäev kell 10 on siis selline pikk vestlus, pikemas formaadis, kus me räägime juhtimisest, ärist, elust ja kõigest muust paremast, mis pähe tuleb. Nüüd kõige olulisem sõnum minul sinule tegelikult on see, et ma sooviks, et sa mõtleksid ise. Et tavaliselt öeldakse, et vaata järgmist videot ja klikid siia või kuhu iganes kohta. Siis mina ütlen, et enne kui sa kuhu üldse klikkima hakkad, siis mõtle, kas sul on päriselt seda asja vaja. Sest tõenäosus on see, et see, miks sa selle järgmisele videole klikid, on juba vabandus. Ja mille koht see vabandus on? Ehk siis sa tahad õppida juurde, aga tegelikult sa juba tead, sa oled ära õppinud kõik asjad ja sul oleks vaja tegutsema hakata, mitte siin üldse rohkem videosid vaadata. Ja kuna see algoritm on niivõrd võimas, ma ise olen lasknud selle ennast juhtida ja tõenäoliselt lasen ka tulevikus, sest see on niivõrd efektiivselt üles ehitatud. Aga mina ei taha lasta algoritmil oma elu juhtida ja ma loodan, et sina ka ei taha ja emotsioonid
on lühiajaline mõtleja, et emotsiooni peale klikkida seda järgmist videot ei ole väga kasulik pikaajaline otsus. Ehk ärge laske oma taktikalisel mõtlemisel üle võtta sellel emotsionaalsel mõtlemisel, vaid laske oma tugevusel tõusta välja ehk siis mõttevõimel ja tehke strateegilisi otsuseid. Et iga inimene on kindral ja sõdur samal ajal, on ju, et peab mõtlema ja tegutsema nagu sõdur siin taktikalisel levelil, aga strateegilise eesmärkide nimel. Ehk siis mis on need asjad, mida te päriselt tahate elus saavutada? Te tõenäoliselt ei saavuta neid siin internetis. Ehk siis ärge muutuge robotiteks, see oleks kõige hullem asi, ärge laske seda vabadust endalt ära võtta, seda on lihtne ära võtta, sest et me võitleme väga efektiivsete vastaste vastu nii-öelda, või vähemalt mina võitlen oma peas. Ja kui te aga ikkagi otsustate, et teil on vaja hädasti ikkagi õppida ja te tahate siin internetis aega veeta, siis mõningad viisid on selle jaoks olemas, ehk siis meil on olemas ka süsteemne võimalus õppida juhtimist või üldse seda, mida me räägime, kuidas vastutust võtta, kuidas tagasisidet anda, kuidas suhelda, kuidas suhteid ehitada, kõik seda muud on võimalik õppida süsteemselt siis meie akadeemiast. Ja kui teil on küsimusi, siis kindlasti kirjutage kõik lingid, mida me kõike veel teeme. Me teeme noortele asju, me teeme täiskasvanute asju, me teeme internetis asju, me teeme päris elus asju. Kõik need lingid on video all ja sealt leiate informatsiooni, keda huvitab. Ja minu viimane lõpusõnum on see, et internet ei ole elu. YouTube ei ole elu, Spotify ei ole elu, mitte kusagil mujal ei ole elu kui päris elus. Nii et minu soovitus on teile, et õppige siit, leidke võimalik kiiresti need vastused ja siis minge rakendama neid, sest et ainukene viis tagasi, et saada on päris elust. Ja siis, kui te tegutsete. Senikaua, kui te olete siin, siis te lihtsalt tarbite. Ja kui te tarbite, siis see on okei. Kui see on teadlik otsus, kui see ei ole teadlik otsus, siis nüüd tehke teadlik otsus ja liikuge välja päris lahinguväljale. Vaat, see ongi minu sõnum. Edu teile!